Tere tulemast vaatama esiliiga 15. vooru kohtumist Nõmme Kalju ning Tartu Tammeka U21 võistkondade vahel. Vaikselt hakkavad mängijad ka väljakule tulema. Mina olen Maarja Tromp ja vaatame otsa ka liigatabelile. Pärast 14. vooru on koduvõistkond Nõmme Kalju. Nii, ja mängu avaväli on avatud. Tiago Baptista mängib selle palli lahti ja Kalju alustab. Mait Vaino, kes läheb löögile. Ja hea löök on jalas mehel ja proovib 40 pealt. Ja nüüd, kas Tammeka saabki? Aga ei, Tannenberg. Aga mängitakse lahti ja Subbotin on ruumi. Kas Subbotin läheb löögile? Ja läheb löögile, aga löök on ebatäpp. Ja mängitakse taaskord lühikselt lahti Subbotini kaudu. Ja kas saab Palna palli alla? Päris hea pall ja suurepärane värav Kaspar Toomingas. Suurepärane värav peaga. Penaltipunktist võib-olla isegi natuke kaugemalt taha posti. No tuleb kiita praegu Kalju kombinatsiooni. Väga kenasti välja mängitud standardolukord. Väga ebaõnnestunud. Ja Kidron. Ja Müür saab. Kas Müür suudab? Ja oi. See oli nüüd Tartu Tammeka järjekordne ebakvaliteetne puude. Kvineeria mängib hetkel Toomingast mööda. Ignatiusse kaasab mängu Ignatius. Ja nüüd Tannenberg. Praegu lühikesega ei lase Tammeka mängida. Viie kasti ei olnud kõige parem pall. Ja Helm ja hea löök Valter Helmialt. Noorte jalgpalli tasemel, mida U21 veel on, nii võimsad mehi meil siin täna väljakul ei ole, et pigem näeme ikka rohkem hästi kõrgve läheb. Ja väga hea löök. Tannenberg tõrjub. Aga nüüd vasakult äärelt Bronitšikovi kaudu, kes otsib sirgjoonmise plaaniga jälle Tiago Baptistat ja Tiago Baptista jälle edestab. Ja suurepärane sooritus. No näeme, kui lihtne see mäng võib olla jalgpall. Tammeka kontrollib seda mängu, loob võimalusi, on ohtlik, aga ei löö ära. Kalju sirgjooneliselt. Bronitšikov viib pika palli ette Tiago Baptistale, kes edestab kaitsjat taas kord. Mängib kaitsja üle ja ilus löök vasakuga taha poist. Palli alla praegu. Tuleb hästi kombinatsioon ja nüüd on jalgvaba, kas suudab panna ja palli alla. Ja läheb üle! Aga Tannenberg palli üle liigset kontrolli hetkel ei saa ja läheb edasi. Ignatiusel on hea koht. No oli võimalus veel Kvineeria äärest, kui ei ole kummalgi poolel. Ja kui hästi praegu Kvineeria keerab maha. Väga aitab liigutus ja leiab Ignatius. Suurepärane tõrje hetkel Tannenbergilt. Puurov liigub palliga, liigub ka Lillemetsast mööda, kaasab Ignatiuse äärel. Ignatius löök ja läheb. Ja Subbotin. Ja päris hea pall ja suurepärane, uskumatu. Igor Subbotin tabab Anton Volossatovit, kellest pall läheb väravasse. No täiesti arusaamatu kaitsetöö hetkel Tartu Tammekalt, kuidas viie kastis on võimalik niimoodi oma kaitset ennetada. Ja ta vajabki just seda Subbotini kogemust. Praegu kiirust ei ole kuskil, aga väga hästi Putenko mängib Dragonile. Kastis vaba, löögile. Antso puterdab enda ette. Liigub mees. Ja tekivad löögitsoonid juba ja kas läheb löögile ise? Ja väga kaunis sooritus Baptistalt. Baptista. Ja Jaanist oli see palli noolimas. Dragon. Ja kuidagi rikošetab mitu mängijat ette. Läbib 30 meetrit juba. Kaasab ka Dragoni. Suurepärane sooritus Hendrik Jaanistelt. Ja Dragon. Ja veeretab palli väravast mööda. Ja nüüd näeme 4 versus 4 olukorda. Lõpuhetkedel Tammeka on tegutsemas ainult kas ründamise või kaitsmisega, keskvälja neil ei ole. Ja posti! Väga hea löök. Kas oli Hendrik? Et vähemalt algkoosseisus ta homme Narva Transi vastu väljakule ei tule. Aga võib-olla vahetusest siis, kui võistkond vajab midagi ekstra. Ja suurepärane tõrjega mängu lõpp. Ja kõlabki kohtuniku lõpuvile. Nõmme Kalju saab kodus kindla 3-0 võidu. Esine poolaeg oli mõlemate võimaluste poolest päris selline huvitav, et